videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi tervenisti kahe mehega stuudios ja pidustused jätkuvad. Kõigepealt muidugi olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot. Ilma teieta võiks käru kummuligi minna, aga tänu teile on tugi all ja meie püha sõda kulgeb vääramatult kui saatus. Aga täna on stuudios tervisele hästi mõjuv herr doktor Viktor Vassiljev. Ja Viktor, millest mida räägime? Tere, hea rahvas, kes meid kuulab, eriti need, kes meid näeb ja eriti veel, kes ka kaasa mõtleb. Aga millest siin rääkida, elu kestab Eestimaal edasi, et väheke oli siin nagu väike skisofreenia hoog oli vahepeal ühiskonnas. No valimised olid, et nagu inimesed olid veidi hullud, mõned rohkem kui teised, mõningad olid täiesti ära pööranud. No kui juba valimistest rääkida, eks viisakas on, ma tänan neid inimesi, kes ka minu poolt oma häälekese andsid, kuigi tunduvalt rohkem oli neid, kes seda teps mitte ei teinud, aga eks ole nende tõeks pidamine, nende arvamuse ja mul pole mitte midagi selle vastu. Eestis peetakse poliitikat mille pärast väga tähtsaks ja see on ääretult valus kõik see rahvale, eriti poliitikutele endale, sellepärast et mingisuguse erakonna seal võtmefiguur, kes on kuskil võimu juures, tema arvab, et tema nüüd juhib elu ja nii edasi, aga mina olen need linnapäid näinud tunduvalt rohkem kui keegi teine võib olla ja ma ei ole kunagi näinud, et mõni linnapea oleks võtnud labida pihku ja oleks hakanud parandama tänava auke. Seda ei tee poliitiline võim, seda teevad linnavalitsuse töötajad, seda teevad firmad, kes on palgatud asju tegema, eks ole, aga kas juhib üks erakond või teine erakond, ausalt öeldes ega eriti tähtsust ei ole. Aga mis on paha on see, kui linnavõim vahetub, sellepärast et praks vahetatakse poliitiline võim ära või ta vahetab iseennast ära või ma ei tea, miks see nüüd toimub. Ja siis hakkab vallandama neid inimesi, kes töötasid nende all, kes tegid ausalt oma tööd, kes ja oma tööga toetasid seda erakonda, kes enne oli võimul ja arvatakse, et nad on nüüd äraandjad, ei kõlba uue erakonna jaoks. Kõlbad küll, nendel jumala savi, kes neid juhib. Ülemus on ülemuse ja alluva jaoks ülemus on jumala asemik maa peal. Nii et see hullus on nüüd möödas ja, aga teate, ma räägin teile õpetliku loo, mille tegelikult rääkis mulle väga tark noor inimene, minu 4-aastane lapse laps. Tema tuli ja ütles, et see oli parasjagu valimiskampaania nagu kõrghooajal. Tuli ja ütles, et meil lasteaias olid valimised. Oi, ma küsisin, keda te valisite, lemmikkasvatajat või? Ei, me valisime lasteaia linnapead. Ja siis ta rääkis, kuidas see toimus, et seati üles kandidaadid, 4 kandidaati, 2 poissi ja 2 tüdrukut, kõik sellest samast lasteaiarühmast, eks ole. Ja nemad pidid tegema kampaaniat ja andsid lubadused, valimislubadused. Et mis nad siis lubasid, küsisin ma lapselapse käest ja tema ütles, et Tanel see lubas, et nüüd kui tema saab linnapeaks, siis on meil iga päev uued mänguasjad, aga Sandra ütles, et kui tema valitaks linnapeaks, siis kõik saavad iga päev jäätist, võt niimoodi. Ja siis me hääletasime ja siis üks sai nii palju hääletada, nii palju ja siis see, kes võitis, et see sai lausa 8 häält ja me valisimegi tema siis lasteaia linnapeaks, sellepärast, et tema lubas iga päev jäätist. Ma siis küsisin lapselapse käest, aga kas te saate nüüd iga päev jäätist? Ei, ütles lapselaps. Siis ma küsisin tema käest. Ei, ma sain aru, jah, et mida nad õpetavad lastele mingisugust poliitikat, osalusdemokraatiat, ma ei tea, miks seda kõike vaja on. Tegelikult nad õpetavad hoopis midagi muud. Ma küsisin minu pisikese ja targa lapselapse käest, kas sa said aru see, mis nad lubasid, oli valimislubadus. Jaa, ütles ta, sa said aru, et valimislubadust mitte iialgi ei täideta. Ta mõtles natuke, ütles, vist nii ongi.
nii et vaata, laps said targemaks, väga hea, korraldage veel valimisi lasteaedades, see õpetab lastele tegelikku elu. Valimislubadus on see, mida ei pea täitma. Siin me näeme tegelikult kenasti ju kahte kihti. Keegi saab endale kõlava tiitli ja õiguse lahti lasta labidamehi. Noh, et ega siis ütleme niimoodi, et ega see Keskerakonna korraldusel lapitud asfalt nii hea ei ole kui sotside lapitud või kuigi labidamees võiks olla see sama. Jah, aga paraku meil kiputakse ja tegema niimoodi, kui poliitiline võim vahetub, siis vahetatakse labidamees. No mitte päris labidamees, ütleme labidameeste brigadeeri ülemus. Keskastmejuhid need vahetatakse välja, jah. Aga milles tema siis süüdi on? Tema teenis eelmist erakonda, noh. Teenis eelmist erakonda. Kas ta deklareeris oma teenitu? Vaata, eelmise erakonnaga seotud põhimõtteliselt küll, sest temal jooksis pensionistaaž, ta maksis maksusid, nii edasi, kõik oli selle poliitilise võimu ajal. Kus ta töötas, kas mingisuguse linnavalitsuse alluvuses või partei alluvuses? Vot see on päris huvitav küsimuse asetus, ta töötas linnavalitsuse alluva asutuse poolt tellitud erafirmas, aga seda kõike erafirma palkas linnavalitsus juhtib poliitiline partei, mille esindaja istub ka riigi valitsuses ja järelikult ta teeniski parteid. No ta formaalselt võttes teenis ju riiki, sest riigi valitsus on suurelt osalt anonüümne, kui mingisugune kökk on, aga see oli eelmise valitsuse ajal. Mina ei tea midagi. Ei, valitsus ei ole anonüümne, sellepärast, et valitsus on pandud kokku näiteks 3 erakonna poolt, olgu need näiteks sotsid, Reform, Isamaa Liit. See on valitsus, kus on 15 ministrit, kellel igal ühel on oma nägu, oma nimi ja oma erakondlik kuuluvus. Nii et valitsus kui juhtorgan, ta ei ole anonüümne. Ja ütleme, ühest küljest on, teisest küljest ei ole, sest kui Eesti tahab, siis ega meie ei pruugi ju siin lihtsurelikud või kuidas meid kutsuda teadagi saada, kes see Eesti on, kellele tuli pähe, et mina tahan. Vot, mida Eesti tahab, kes on Eesti ja mida tahab see Eesti. Üks kord, kui ma rääkisin rahvale, kuskil oli mul mingi esineja, me rääkisime tervisest, rääkisime elust, eks ole. No keegi küsis ka, no küsimusi oli lubatud esitada, keegi küsis minu käest midagi poliitika kohta. Aga mina küsisin vastu, et mis te poliitikutest tahate, et mis oleks teie tahtmine Riigikogu ja valitsuse suhtes, et näiteks kas te tahaksite, et Riigikogu laiali peksta ja valitsusele mitte palka maksta? Ja rahvas hakkas plaksutama selle peale. See on rahva tahtmine. No jah, ega siin ei ole midagi öelda, hea küll. Oletame, et nii juhtub, mis edasi? Vaata, siin mul on üks, kuidas öelda, püsiküsimus, väga paljude asjade kohta põhimõtteliselt sama küsimus. Oli mul õnn ja rõõm lülitada sisse, ma isegi ei tea, mis asi see oli telekas, kus üks vihane naisterahvas esitas küsimusi ühele poliitikule ja alustas, no aga te ei ole ikka veel vastanud sellele küsimusele, et kas mune keedetakse nüüd 8 minutit või 9. Umbes selline küsimus, millele ei ole võimalik vastata, ilma et sa ei tõmbaks endale, sõna otseses mõttes ämber pähe ja siis lööd selle ämbri peal veel trummi ka. See on arutu värk. No näiteks, kui oleks valitud, ma võtan siia paralleeli ka, see kutt, kes lubas Tallinnale droonikuplit, kui ta kurata seda näiteks Haabersti selles kohalikus omavalitsuses
tegema hakkab. no jaa, aga see on valimiseelne lubadus. Keegi ei arvagi, et valimiseelset lubadust täidetakse. Valimiseelne lubadus ja ma ei väsi kordamast on ikkagi stiilis, et igale naisele kaine mees ja igale mehele kast viina. No, valimiseelset lubadust ei olegi võimalik täita, aga ta peab olema fantastiline, ta peab olema täpselt nii nagu lasteaias, selle lasteaia linnapea valimistel ja et iga päev uued mänguasjad, iga päev jäätist ja nii edasi ja lapsukesed nii usuksid, aga vanaisa seletas lapsele ära, et ega kõike ei saa uskuda. Sa näitasid ära põhjusliku seose. Üks saab lasteaia linnapeaks ja teine ei saa midagi. Muide, väga hea valimisloos. See ei olnud siiski vist valimisloosung, see oli hüüdlause. Aga see oli kunagi, siuke saade oli nagu KVN ja seal tehti igasugust head nalja. Tegelikult head nalja. Lõbusate leidlike klubi oli ta tõlkes. Jah. Ja seal, vaata seda ei saa eesti keelde korralikult tõlkidagi, aga see oli raudteetöötajate hüüdlause, et каждому пассажиру по мягкому месту. Ei ole võimalik tõlkida, jah. No jah, aga see on ju samasugune asi, see ei ole täidetav ja kõige hullem on see, et me peaksime panema igasse Eesti linna monumendi ei kellelegi muule kui akadeemik Pavlovile, sest tingrefleksid on tapnud mõistuse vähemalt 80% ulatuses. Tingrefleksid ja karjainstinkt. Tingrefleks ta kehtib iga üksik indiviidi puhul, aga kui nad on karjana koos, eks ole, siis tingreflekside baasil moodustub karja käitumine. Vot just, ja see ongi Eesti tahab. Mina tahan ka, mina olen ka Eesti. Ja olgu see asi nii hull kui tahes. Sellest ma olen siin jutlustanud nendes oma soolosaadetes ka, et need on refleksid. See on tung käituda nii, nagu teised käituvad, isegi kui sa saad aru, et sa teed valesti, aga teised teevad ka, ma ei saa ju teisiti teha, teised annavad mulle veel peksa. Ja kõige kuradim ongi see, et teised annavadki sulle peksa. Kui me tuletame meelde neid õudsemaid hetki Nõukogude Liidu ajaloos, kus see, kes jälestas kogu seda sotsialismi ja kommunismi, koputas teise peale, kes samuti jälestas seda. Nad oleks võinud ühte lüüa, aga ei, nad kartsid midagi, hirm oli ühendav jõud. Jah, seda küll, eks ole, aga nüüd ja nad jälestasid seda võimu, mis tookord kehtis ühe partei võimu. Ja siis oli elu lihtsam, tunduvalt lihtsam oli kedagi jälestada, kedagi vihata, aga nüüd on rahvas killustatud ja nad jälestavad mitte ühte parteid, vaid nad jälestavad kõiki parteisid, kõiki erakondasid peale ühe. See peale selle, keda, mida nad kardavad, jah. Ma ei saa aru, kardavad nad ei karda või on neisse sisestatud mingit hirmu kõigi erakondade vastu välja arvatud mingisugune üks, aga nad on killustatud. Et üks inimene toetab ühte parteid ja vihkab kõigi teisi, tema naabrimees jällegi toetab hoopis teist parteid ja jällegi vihkab kõigi teisi. Aga kõik nad ühtemoodi vibutavad rusikat Vabariigi Valitsuse poole ja nad kõva häälega tänavanurgal ei julge karjuda, aga vaikselt naabrile üle aia ütlevad, ja sina toetad küll teist erakonda, aga tegelikult seakari, mitte Tallinna raad, kõik tuleks laiali peksta. Amicus meus, tegelikult sa kirjeldasid Stockholmi sündroomi, nad poevad kõik kõige koledama selja taha ja kaitsevad seda kõige koledamat, sest ta on ju kõige koledam ja järelikult ülejäänud kardavad teda.
ja tuleb alati vaadata, kelle selja taha pugeda. Mul on korduvalt olnud olukordi, kus ma olen kuskil mingis kohas, kus tuleb mingi kaameramees, eks on mingi telekanal, seal filmitakse kedagi nii edasi. Ja kui see on siuke üritus ja need inimesed, kellega ma koos ei taha pildile jääda, kuhu ma ennast peidan, mitte laua alla. Ma seisan kaameramehe selja taha. Ja kaameramees on ainuke, kes ei jää mitte kunagi pildile. Aga ta on professionaal. No on küll, ma pean neist väga lugu, nad on kõvad professionaalid, ma olen palju nendega töötanud, ma tean, mis tööd nad teevad. No, jah, seda küll, aga vaat kaameramees on professionaal. Ja kusjuures tal on jumalast savi, eks ole, kas teda käsutab Reformierakond või Keskerakond. Aga nüüd tänapäeval, kui käib see Ukraina sõda, eks ole, me näeme ka seal kaamerameeste tööd. Sellepärast, et mina vaatan uudiseid, Eesti uudiseid, Saksa uudiseid, Ukraina uudiseid, veel kuskilt, ka Vene omasid vaatan, ikka no peab ju tervikpildi kätte saama. Ja ma näen tihti peale, et mingid rindereportaaži, või kuidas neid nimetada, need sõjatandrid, filmitud kaadrid, sama kaameramehe poolt tehtud ja müüdud ühele kaamerale või kanalile, teisele kanalile ja kolmandale kanalile. Üks ja sama kaader. Ja see on kõva proff, kes läheb ikka sinna pommid alla, eks ole, seda klippi filmima. Ja nüüd maha saab oma raha kätte ja kuna see klipi eest on makstud, siis see, kes maksis, temal on õigus sinna oma tekst peale lugeda. Tekstid on absoluutselt erinevad. Ma kardan, et siin nende kaamerameeste toodetega on umbes sama, mis Eestis on piletilevi. Saa nad ühe kätte, olgu see siis ükskõik mis agentuur ja see nagu suur külvaja omal ajal. Kuidas nüüd öelda, või on see hoopis vastupidi. Vaata mobiillevi näiteks, et mobiillevi tegelikult elektromagnetlained on ühed ja samad, neil ei tohiks üldse peremeest olla, eks ole. Aga mobiilside pakkujaid on meil vähemalt 3 tükki, võib-olla on rohkem, ma ei tea, 3 on need, mis nagu pähe tulevad. Aga tegelikult, mis on vahet, kas sa ostad ühe käest, teise käest, kolmanda käest, nad kõik müüvad sulle ühte ja sama asja, kusjuures teevad seda natuke erineva hinnaga. See hind ei tohiks erinev olla. Hind peaks üks olema. Aga ei, nemad mängivad millegi pärast nende hindadega, et täna teenib üks natuke rohkem, homme teenib teine natuke rohkem ja sina muudku aga jooksed nagu selles nagu kaubamajas ühe kassa sabast, teise kassa nagu Selveris, ühest kassa sabast, teise kassa sabasse, sul tundub, et teine kassa saba on lühem. Elu näitab, et nii kui sa lähed lühemasse kassa sabasse, keerab kassa neiu sinna sildi ette, et tema läks lõunale, mida iganes ja ongi kõik, sa ei võida. Murphy seadus, aga herr doktor, vaata praegu küsiksin sellise küsimuse, et kas riikide rahvad peavad siis vaimselt saavutama sellise taseme, et nad usuvad ükskõik mida selle riigi infokanalid neile ette ei paiskaks. Jah, vaata, nad usuvad ja nad kahtlevad ja ikka usuvad. Nad usuvad ja nad kahtlevad ja nad usuvad. Sellepärast, et no ei ole võimalik, et inimesed, kes vaatavad õhtul uudiseid, et nad usuksid ilma teadet 100%. Ei ole võimalik, sest kogu elu näitab, et see ilma teade paneb kuidagi umbes, eks ole, et nii palju on neil tõesti õigust, et pärast sügist suure tõenäosusega tuleb talv, eks ole, aga kas homne sajab või tuleb päike välja, seda nad ei tea. Aga inimesed vaatavad ja usuvad. Või nad teevad näo, nagu nad usuksid. Või inimesel on lihtsalt vajadus kõva selja taguse järele ja sellepärast ta usub absoluutselt kõike, mis talle näidatakse, lihtsalt sellepärast, et tema usk oleks kõva. Sest mida ta loodab oma usuga saavutada? Ta loodab vee peal kõndida. Vaata, see on umbes see, et usk, mis peaks olema südames, on asendunud vahendaja ja klerikaalsusega, et ma lähen Jehova managementi, sest ma usun, et vaat see management annab mu palved edasi kõige kõrgemale.
jah, ilmselt küll saadetis jõuab kohale, jah. aga siin on praegu, ma vaatasin oma telefoni peal ilmateadet, oli 3 kraadi ja tõdemus, täna on külmem kui eile, siis lõi plõksti ette 4 kraadi, selge. No ongi selge. Selge nagu ilmateade, ütleks ma. Nojah, aga ikkagi valimised kui niisugused, valimislubadused, sai seda võrreldud jõulude või naistepäevaga, et sihuke ilus traditsioon, aga sisuliselt ju midagi ei muutu, sest meil puuduvad välja õpetatud profid selle töö tegemiseks. Puuduvad välja õpetatud jõuluvanad. No jah, tähendab, on tegelased, on lihakehad, on naeratavad näod, plakatile sobivad, on tiimi välja töötatud hüüdlaused, mida esitada. See on ju äratuntav, kui üks ettevalmistusega Eesti inimene hakkab rääkima nii-öelda kultuurset teksti. Ta on selle pähe õppinud, normaalne eestlane ei kasuta selliseid sõnade kooslusi ja see on kõik. Aga pane ta siis nüüd riiki juhtima, mida ta oskab? Oskab tiimi koostatud teksti ette kanda, võib-olla saab juba ise konstrueerimisega hakkama, sest võim hakkab ju pähe ja siis selgub, et mina olen targem kui kõik ülejäänud. Ja edasi minnakse ju näiteks sinna, kus me täna oleme ja mida sa nii haaravalt kirjeldasid, et ei sallita ühtegi parteid peale ühe, millega kinnitatakse Stockholmi sündroomi olemasolu ja areng läheb, on see areng või? Vaata, väga raske öelda, sellepärast, et siin tuleb hinnata ajaskaalat, eks ole. Et ütleme, ajaskaalal võtta siuke järk nagu 5 või 4 aastat, eks ole, valimisvahendid pöörad, need 4 aasta jooksul ei ole see mitte mingi areng, see on paigalt ammumine. Aga võtame 400 aastat, eks ole. No jah, et võib-olla tähendab progress tekitab meile mingeid uusi võimalusi, eks ole, autod, värgid, trammid, internet, et see on areng edasi, aga võtame 100 000 aastat, aga see on ju taandareng, sellepärast, et me rikume oma elukeskkonda, mida iganes. Ja kui me võtame sellel ajaskaalal 200 miljonit aastat raudpolt kindel, et inimkond seda aega üle ei ela. No jah, umbes nii ta näib olevat küll ja selle kohta võib öelda, et kunagi keegi, ma ei tea küll, kes ja milline ta välja näeb, aga keegi tõdeb, et oli selline väärareng. Ei, see mitte väär, ei, ta ütleb, loodus sai sellest üle. Oli siuke ajajärk, et siis ta oli võib-olla isegi ratsionaalne, millekski oli vajalik, eks ole, aga nüüd on ta muutunud kas naftaks või põlevkiviks. Kah vajalik asi. No seda muidugi. Ega me ei sõima ju dinosauruseid, et nad olid palju seal pahad või mida iganes kõike. Nad lihtsalt olid, tol ajal nad olid, nad elasid ja milleski olid nad head, milleski olid nad vajalikud, õnneks kadusid ära, oleme õnnelikud selle üle. Mind ainult huvitab natukene, et mis pärast jällegi mulle õpetavad elu praegu minu lapselapsed. Et miks on lemmikmängu asi naerusuine Tyrannosaurus, kes on nii harmas ja nunnu? Vot miks seda tehakse? Sellepärast, et vanemad andsid talle selle kätte, just nimelt selle. Ei, vanemad andsid talle kätte see, mis poeriiulist oli nii odavam ja mugavam võtta ja poeriiulist sirutad käe välja, on sul kas dinosaurus või tänapäeval labubu, võib-olla mõned raadiokuulajad ei tea, mis see on, aga see on üsna hirmus tegelane, kes nagu naeratab, eks ole, aga väga suured ja kurjad hambad on suus ja kurja pilguga. Näed välja nagu sinu lemmikpoliitik.
aga miks harjutatakse lapsi mamast madalast sellega, et dinosaurused on head ja tublid ja väga armsakesed. Mul isegi tekkis siuke, ma ei tea, vandenõuteooria, et järsku reptiilid valmistavad meid ette selleks, et kunagi tulevad tagasi suured dinosaurused ja et inimkond oleks selleks valmis ja võtaks nad rõõmuga vastu. Ja sinna juurde tekkis mul jällegi mõte, et miks poliitikud seda ära ei kasuta. Tehke pehme mängu asi nimega sinu väike lemmikpoliitik, siuke pehme ja võib-olla isegi karvane ja armas ja naeratav poliitik. Et lapsukesed võtaksid oma lemmikmängu asjaks poliitiku, peaministri, linnapea. Ja kui kasvavad natuke suuremaks, siis nad armastavad poliitikut, peaministrit ja linnapead. Viktor, sa oskad tõenäoliselt, ütleme niimoodi, kõrvale kaldumisi märgata ja avastada ja seda ka selle, mitte Lumumba, mis sa ütlesid? Labubu peal või Saurus on veel parem. Võta see Saurus kätte ja keera teda niipidi ja naapidi ja igatpidi. Kontrolli, kas ta ütleb ajaloolised sõnad. I'll be back. Vaata, aga jällegi lähtuvalt sellest teooriast, et keegi valmistab meid selleks ette, väga võimalik, et ta ongi juba tagasi. Istub kuskil kuule, istubki Stenbocki majas, aga mitte kabinetis, vaid tagatoas kuskil. No üldiselt on niimoodi, et mine sa tea, see kõik on väga võimalik. Jaa! Mis elukas on praegu sauruste kõige lähem sugulane elusolendites? Need on linnud ja see... Kana! Kana, õige, kana. Kana, eriti kui kana ära kitkuda, puhas dinosaurus. Ja ma vaatan, et kana on teinud lobitööd, sest nähtamatud loomad Herr Kruse pildi all reklaamisid pikemat aega, et alguses oli 39 häält puudu ja Herr Kruse naeratab seal ja nüüd pilt on kadunud, aga 19 häält on ikka puudu. Tead, mul hakkas natuke hirm. Meil toimub juba aastate vältel kanade revolutsioon, sest kanad, nad nõuavad nüüd vabadust, et neid ei tohi puuris hoida, eks ole, neid ei tohi kiusata ega piinata, ma ei tea, supis keeta kõige või, ja kuna kanad ise ei viitsi rääkimist ära õppida, nad kasutavad ära inimesi, kes siis võitlevad tulihingeliselt nende kanade vabaduse eest, kanade priiuse eest, nii et kanade vabadusliikumine toimub praegu kogu Euroopas. No Hiina vist ei ole eriti veel sellest haaratud, küll see sinna ka jõuab. Ja siis tulevad kanad peale. Ja vaata... Ja käivad meile kanakambaka. Kuidagi pidi on kanad teinud lobitööd ja värvanud suure hulga inimesi, kes nagu oma lemmikpartei selja taha poevad kanade selja taha, sest see tagab neile sissetuleku ja äraelamise ja küll see on väga... Ja kanad tagavadki nendele sissetuleku, kanad tagavadki neile hea äraolemise ja nad saavad aru, et nendel läheb veel paremini ja nad saavad veel kõrgema poliitilise koha, kui nad kaitsevad kanu, kui nad esinevad kanade nimel ja kanade eest. Vabadus kanadele, elagu kanad, kanade päralt on tulevik, aga inimest olge ettevaatlikult. Ükskord kanad tulevad võidule, nad võtavad maski eest ja sa saad aru, nad on reptiilid. Jah, nad kasvavad suuremaks ja nii edasi. Vaata, praegu on veel üks huvitav tendents. See on see, et ära söö sina liha. Liha söömisega, kuigi lehmadele söödetakse sisse juba tablette, et nad ei peeretaks ja see pidi sattuma piima sisse, nii et kui sa kohtad inimest, kes üldse ei peereta, siis ilmselt ta joob palju piima, aga praegu on levinud ka selline asi, et rauapuudus veres, üldiselt aneemia tunnused
ja pidavat olema see just nii taimse toidu eelistajate kõrvale, Kalle. No kuidas sa talle seletad, et söö nüüd vasikamaksa või söö nüüd kanamaksa, seal on, ma ei tea, B12 vitamiin. Jah, tähendab, see ei ole mitte taime eelistajate ja mitte taime toitlaste probleem ei ole. Nemad saavad B12 vitamiini kätte munast, piimast, see liha nad ei söö, aga muna ja piima söövad ja kogu piima. Aga vegan, vot tõsiusklik vegan, kes on sama tõsiusklik nagu sõjatsev moslem, tema ei kannata isegi, kui mööblit näiteks poleeritakse mesilasvahaga, see on loomakeste käest, mesilinukeste käest ära võetud. Vot tõsiusklik vegan, tema kahjuks ei saa seda B12 vitamiini mitte kuskilt ja temal tekibki rauavaegus aneemia, aga ei ole ühtegi probleemi, mida see kaval inimloom ei suudaks lahendada. Nemad käivad vegani poes, kus müüakse igasugust toidulisandeid, kus siis on lisatud B12 vitamiini ja sellega on kõik kombes. Ja kas see vegani poes, see B12 vitamiiniga kallis preparaat, kas see maksab raha, see maksab kõvasti, aga veendumuste eest tulebki maksta ja vegan maksab, ta maksab veendunult oma veendumuste eest. Ta maksab see preparaat on tehtud nüüd sealihast või loomalihast? Ei, selle preparaadi labori sünteesimisel ei ole ükski loom kannatada saanud, see on suurte tähtedega sinna peale trükitud. B12 vitamiiniga on päris huvitav lugu. B12 vitamiin, eks ole, et see ongi vajalik selleks, et raud imenduks. B12 vitamiini ei ole, tekib rauavaegus aneemia ja kui seda B12 vitamiini suurte annustega ei ravita, no siis lõpuks võib ka ära surra, kuigi tänapäeval meil enam keegi ilma arstiabita ei sure, eks ole, no arstiabi on millestki vajalik. Aga B12 vitamiin rohusööjatel loomadel tekib see toidu käärimisel, need on need, kes on mäletsed loomad, leht näiteks, hundid, kiskjatel, nemad saavad selle kätte siis, kui nad söövad rohusooja loomad, hund sööb alati jänku soolikat kõigepealt ära, eks ole, siis ta saab uuendada neid baktereid, kes toodavad B12 vitamiini, aga põhimõtteliselt B12 vitamiini toodavad bakterid elavad jänesooles, aga vitamiin imendub hoopiski peensoolest, mis on kõrgemal. Nii et oma B12 vitamiin ei imendu, ta läheb välja, seda tuleb väljaspoolt saada. Ja ainult need, kes on nigedas seisus, on väiksed närilised, kes ei ole mäletsejad, nemad ei saa üldse mitte kuskilt B12 vitamiini kätte, välja arvatud, nad leiutasid, nad söövad kakat. Sellepärast, et seal on B12 vitamiini küll ja veel, mida nende jänesool toodab ja need söövad oma junne ja sealt saavadki kätte. See on täiesti normaalne, kui teie hamster või rott või hiir või jänku sööb kakat, eks ole, et no, loomakese omanik ja vaatab kurva pilguga, näed, loom on ära pööranud, ei ole. Ta manustab oma igapäevaseid vitamiine, väga hea ja on terve, las sööb kakat. Head vaatajad, kuulajad. Vegan ei tea see tegema, jumala pärast seda ma ei ole ütlenud. Just nimelt, ärge tehke seda kodus, mida teeb teie. Ja ostke poest neid toidulisandeid B12 vitamiiniga, ütlen ma veganitele. Ärge kakat sööge. Sünteetiline vitamiin kui niskene, kas ta ikka toimib nagu päris või ei toimi? Toimib, sest vitamiin, see on tegelikult keemiline ühend, mis on üsna keeruline, B12 vitamiin, et ta koosneb nendest kuuenurksetest tsüklitest ja mingitest radikaalidest, et see on kuskil umbes poole lehekülje suurune siuke valem, eks ole. Aga kas selle panevad kokku mingisugused mikroobid sinu soores või targad laborandid kuskil laboris, vahet ei ole, see kõik koosneb ju süsiniku, vesiniku ja hapniku aatomitest. No jah, seda küll. Nad on nagu Lego klotsid, ükskõik, kes need kokku paneb. Selle vastu ei saa keegi kurivaim, aga üldiselt ikkagi seda rauapuudust ma olen kuulnud siin-seal
rauavaegus aneemia ja kunagi 100 aastat tagasi oli see haigus, mis viis vältimatule surmale. Aga siis avastati B12 vitamiine, sünteesima hakati kuskil 1950. aastate lõpus ja rauavaegus aneemia muutus järsku ravitavaks, kuigi enne oli absoluutselt surmav haigus. Aga seda rauavaegus aneemiat on päris palju, sellepärast kõik on väga lihtne. Vanasti inimesed rauavaeguse aneemiaga surid lihtsalt ära, enne kui neile diagnoosi jõuti panna. Aga nüüd nad elavad rõõmsalt meie seas, diagnoose pannakse, eks ole, ja neid on küll ja veel rauavaeguse aneemiaga inimesi. Aga kuna inimeste eluiga suureneb, meditsiin paraneb, siis ma võin teile kinnitada, et järjest rohkem ja rohkem on ühiskonnas ja tekib ühiskonnas inimesi, kellel on rauavaeguse aneemia, Alzheimer, südameisseemia, tõbi, igasugused rõvedad haigused ja miks mitte ka seksuaalselt teel levivad haigused, miks mitte tripper ja süüfilis, sellepärast et inimesed tunnevad ennast hästi, seksivad kõrges eas ja levitavad kõike seda, mis on vastava tegevusega seotud. Miks mitte? Ja siin ma hiljuti lugesin, et härra doktor Punab oli üllatunud, et tema sai patsiendi, kellel oli nii tripper kui süüfilis. No tubli inimene, eks ole, hankis nii siit kui sealt. Esimene pääsukene siis. Ei, doktor Punab on väga tubli tohter, et ravib näed selliste raskete haigustega patsiente, kui tal parasjagu aeg üle jääb, sellepärast et ta veedab ikka päris palju aega seistes Tartus Riia tänaval raudtees ilma juures ja pildistades, kuidas Ameerika tanke veetakse mööda silda. Ja seda ka veel. No, mitte keegi teine neid pildi peale ei saanud. Aga see on radikaalne ravi. Tankiga. Seda küll, aga ma ei tea, kas see tank sõitis just sinna, kus kõige rohkem süüfilise haigeid oli. No, doktor Punab tahtis sõita, aga korraga tead ole nagu loomaaias, aga loomade asemel on tankid vagunite peal ja lähevad ja peavoolumeedia on vait nagu nunnad saunas. Peavoolumeedia seda uudist näitas ja mulle päris hästi nüüd ei ole enam see tekst meeles, kas tangid tulid Tapalt või nad sõitsid Tapale, aga mingid tapamasinad nad olid, jah? See on kena, kui nad sõitsid Tapale, siis kust nad tulid? Kurat nende tankidega. Ja kust neid tapetakse, kui nad Tapale lähevad? Tead, lapsepõlves me nägime nii tanke kui hävituslennukeid ja kõike seda üksjagu lähedalt. Praeguseks on issand nad suuresti korraks ära kutsunud ja nüüd jälle tagasi andnud. Aga Viktor, herr doktor, nüüd võiks natukene, see oleks sulle täie vastutuse küsimus, kuulajaid, vaatajaid valgustada, mida kujutaks üks niskene kena, rauapuuduse vastane kuur ja kes seda teha võib ja kes seda teha ei või. Näiteks kui ma sisemiselt roostetan, siis nagu ei tohiks vist. Ei, kui sa sisemiselt roostetad, see on rauadioksiid ja rauatrioksiid. Need on ääretult vajalikud ja kasulikud. See on rooste. Ja, nii et sul on seda rauda küll ja veel ja ole õnnelik. See rooste on sulle hää. No jah, aga mis preparaadiga, kust seda, kust seda roostet saab? No jah. Ei, raud on olemas absoluutselt igal pool, kui sa loomset toitu sööd, siis seal on raud, eks ole. Rauda on mingil määral, on ka rohelised, supjarohelised, igasugu tillid, sellerid, petersellid. Ainult, et selleks, et ta imenduks ära, on vaja ikkagi B12 vitamiini. No jah, ja seda peterselli sa pead sööma samas koguses, mis lehm sööb ööpäevas rohtu. Ja mäletsema. Sest tead, eesmagu, libemagu, vatsake, võrkmik. Ei pea, leht peab sööma ääretelt palju rohtu, sellepärast, et muru või heina, sellepärast, et tema sõnnik on ju taimetoitleja, ta ei söö kotlette. Aga söögu kotlette ja viinereid. No jah, aga selleks teda välja ei õpeta. Mida peaks ostma see, kellel on rauavaegus?
ma ei küsi egoistlikult, mul ei ole seda tuvastatud ja ma ei lase ka tuvastada. jaa, subproduktide maksa seal, ma ei tea, seda on igasuguseid asju, kanamaksa, kala ja liha peab, kõike peab sööma, lihtsalt täisväärtuslikud, et sööge saia, sööge liha, sööge kõike, mida vanaema õpetas ja ongi kõik korras, lihtsalt tuleb elada mõistlikku elu, aga kui sa tunned, et sul nagu kuskilt naelad välja ei turrita, sul on rauapuudus, no inimene, mine arsti juurde, mitte psühhiaatri juurde, mine perearsti juurde, ta teeb sulle väga lihtsa vereproovi ja ütleb, on sul rauda või ei ole rauda. Tavaliselt. Ja kui ma lähen nüüd apteeki, mina ei lähe selle pärast apteeki, mis tableti ma pean ostma? Ei, ära mine apteeki, hea raadiokuulaja, kui sa tunned, et sul nagu kuskilt sügeleb, sest rauda ei ole, ära jookse apteeki, mine perearsti juurde, sul tehakse vereproovi, tehakse selgeks, on sul rauda või ei ole rauda ja kui tõepoolest millegi pärast rauda ei ole, siis on sul mingisugune probleem, mida tulebki ravida. Mina ei ütle sulle, mis rohtu tuleb võtta, sellepärast, et on erinevad põhjused, miks sul veres rauda vähem. Aga üldiselt no tavaliselt, kõige tavalisem situatsioon, see on rauavaeguse neemine, kõige tavalisem, see on enamasti eakatel inimestel B12 vitamiini puudus. Selge. Ja aga siis targem on juba võtta mitte lihtsalt B12 vitamiini, vaid mingi multivitamiini kompleks, eks ole, multivitamiini tabletikesed. Ja siis teha 20-päevane kuur sügisel, 20-päevane kuur kevadel ja sellest piisab tavaliselt. Aga see ei ole tervisele ohtlik ka, eks ole. No veel kord ma ütlen, ma ei tea, palju sul rauda keres on, seda ütleb vereanalüüs, eks ole. Ja vereanalüüsi ma ei saa sulle raadio teel välja kirjutada. Mine käi oma perearsti juures ära, vaata perearst üle, vaata, kas on ikka tal põsed roosad, kas ta tunneb ennast hästi. Järsku ta närtsib igatsusest sinu järele, sest pole sind 5 aastat näinud ja tal on häbi, sest pearaha sinu eest talle makstakse, aga tema pole sind 5 aastat ravinud. Ma 3 aastat tagasi vilksamisi nägin, aga ausõna tänaval ma teda ära ei tunne. Aga no on nagu on. Ega siis, vaata, ega arste ka ei maksa oma pikemate kangelase eepostega tüütama minna, et tead, kui ma teen niimoodi, siis mul sügeleb siit ja tead, kui ma teen naamoodi, siis mul siit ei sügele, aga sügeleb sealt. See, ma saan aru, ega ma ise ka ei ole selline, kellel on paljude inimestega rääkida siin sinuga jah, nüüd üle kaamera ja homme herr Gräziniga samuti üle kaamera, aga noh, et hakkaks nüüd seda. Ja arstil on kõvasti haritud, kõvasti ja kaua haritud inimesed, järelikult enamasti ka viisakad inimesed ja sellepärast arst ikka teeb näo, nagu ta kuulaks su jutu ära, eks ole, ta noogutab kaasa, ühest kõrvast sisse, teist välja, see jutt on liiga pikk, aga täit tõde, ta ei saa ju sulle öelda, et kui sa tuled tänavanurgal vastu, eks ole, kisud oma haavad paljaks ja hakkad talle oma elulugu pajatama, eks ole. No ta ju teab küll, et tegelikult lõpp on sul niikuinii üks ja sama lenda või rooma, eks ole. Ikka on sul lõpp üks ja sama tuleb paratamatult. Ta ei hakka sulle seda ütlema. Tead, sa praegu valgustasid mind, ma käisin ühe arsti juures asja pärast, no sellepärast ma pool aastat enne seda lubasin, et ma tulen ja ta kirjutas mu nime üles ja ma läksin ja siis ma keerasin ühe asja nüüd kihva sellega, et haiguste koha pealt ütlesin, et selles eas on suhteliselt ükskõik juba ja millessegi peab surema ka. Ja sellega ma ju lõikasin läbi kõik teemad ja ta ei saanud 20 minutit noogutada. Ta pidi midagi vastu ütlema. No me leppisime kokku, et 4 kuu pärast tulen uuesti. No näed, kõva spetsialist oleks öelnud, ei ole sugugi mitte ükskõikne, mille kätte sa sured, et mina eelistaks, et sa sured haiguse kätte, mis ei ole mitte minu eriala. Mine spetsialisti juurde. Selle eest õekene ütles, et aga te ärge kiirustage, mis oli ka ilusti öeldud. Viktor, räägime nüüd, see on üks teema, millest ma midagi ei tea, aga ma olen
natukene kuulnud, et Tallinnasse ikkagi üks seltskond tahab kindlasti lasta ehitada hiigelhaigla, mis teenindab kogu Eestit. Ja kas see oli nüüd Raid, kellega seda teemat korraks puudutasime ja kui siis, et mis muutub see, et palatist opisaali minnakse kordades kauem. Ei tähendab palatist. Kuidas nüüd seda palatit tõstetakse ka sinna kordades kauem. Ega sa jalgsi ei lähe palatist. Ja keegi peab lükkama. Ja keegi peab lükkama, eks ole. Ja ainult sinu asi on seal juures karjuda, et ma ei taha jalad ees, lükake mind pea ees, eks ole. Jalad ees on palju parem, sa näed, kuhu sa lähed, pea ees on. Äkki on parem, kui ei näe, kuhu sa lähed. Nii et jah, kuidas nüüd selle öelda? Vaata, kui keskmine Eesti pere, eks ole, kes elab mingisuguses korteris, eks ole, järsku arvab, et tal läheb majanduslikult hästi, et pangast sai laenu ka, eks ole. No siis ta ehitab endale maja kökatsi, kus on mitu tuba rohkem, eks ole, iluaed kah ümber ja uus mööbel sees, eks ole. Miks ka mitte? Nii et Tallinna haiglad võib kokku lükata kõik ühele territooriumile. Vahet ei ole, patsiendi jaoks pole mitte mingit vahet. Seal hakkavad tööle täpselt samad arstid, täpselt samad õed ja paikneb ta territoriaalselt siin, kui paikneb seal. Suurt vahet ei ole, sinu peretohter, sa on nagunii ilma perearstita, ei pääse sa mitte kuskile, nii et perearst jääb ikka sinna, kus ta on, kui sa nimistus oled, sa pääsed paari päeva jooksul, kui sul peab perearsti juurde ja kui sa lähed haiglasse, tema annab seda saatekirja. No ja siis juba on kaks varianti, eks ole, et kas kuidagismoodi ühistranspordiga kosserdad sinna või kui on asi juba nii kaugel, siis hästi kalli välismaa autoga tuled viledega, eks ole, viiakse kiirabiga kohale ja pannakse jälle selle raami peale ja siis ainult karju, jah, tahan pea ees ja viiakse sinna, eks vaja. No jah, ma kujutan ette. Ja kui jalad ees tagasi tuuakse, siis kuule, siis pole vaja karjudes, seda sa ju ei näe. Võrust või Valgast, 2,5 tundi, no 2 tundi sel juhul. Nii kaua ei ole. Kuule, aga mis seal vahet, sellepärast, et igasugused ootamised, igasugustel vaheetappidel, eks on veel pikemad. No need vaheetappide ootamised tulevad siis, kui sa kohale jõuad. Suurt vahet ei ole. Suurt vahet ei ole, autod on täitsa olemas, noh. No autod on olemas, visatakse. Ei, see on, mu meelest see on kahtlane, samas ega tohtreid ei jätku ju, nagu ma aru saan, koha pealegi ja ei jätku neid ka selle haigla jaoks. Tohtreid jätku ja ei jätkugi õdesid täpselt samamoodi, hooldajaid jätkub esialgu veel, kuigi ka hooldajatega tekib probleeme, sest ka nendelt nõutakse keeleeksamit, muidu ta ei mõista sulle pamprasid vahetada, noh. Keemiaeksamit. Keeleeksamit. Keemiaga oleks lihtsam, eks ole. Aga nendelt näiteks keeleeksamit, aga hooldajad, no ei ole mingi saladus, et enamus nendest on vene emakeelega inimesed, sellepärast, et nendel on nagu rohkem, ma ei tea, empaatia võimet, et praegusel ajajärgul kas tohib midagi hääd üldse öelda vene inimese kohta, äkki mind peetakse putinistiks, aga võt hooldajaks lähevad rohkem inimesed, kes vene keelt räägivad. Okei, aga meditsiinipersonaliga on siuke värk, et no võtame arsti. Arst välja õpetada 12 aastat teoreetilist õpet koos praktikaga ja siis saab lõpuks tohtri paberid kätte. See on röögatult kallis värk. Ameerika arst välja õpetada Ameerikas. See on õudselt kallis. Ameeriklased eelistavad juba välja õpetatud arst sisse osta Indiast. Seal on arsti väljaõpetamine tunduvalt odavam, aga väga hea väljaõpe. Nad ostavad kvaliteetse arsti Indiast. No meil on ju arvutid värgid, mis on tehtud Hiinas, eks ole. Meil pole midagi selle vastu. Nii et arstid ja õed odavatest riikidest liiguvad sinna, kus on suuremad riigid ja suuremad palgad. Eesti arstid liiguvad Soomest liiguvad Rootsist, Saksamaale, seal on veel suuremad palgad. See asi on käinud igavesest ajast igavesti
ikka otsib, kus on parem. Aga järelikult meile peaksid tulema siis, et see ratas keerleks, et ta ei katkeks selle keerlemine kuskil. Meile peaks tulema veel odavamatest riikidest. Venemaa, Valgevene, Ukraina, Albaania, Bulgaaria, Rumeenia ja nii edasi, neid on küll ja küll. Aga me lõikasime selle ahela läbi. Meditsiinikeel on tänapäeval inglise keel, kõik õpivad inglise keeles. Arstid oskavad kõik inglise keelt, sellepärast ei olegi mingit probleemi sellele arstile vabal liikumisel siia-sinna. Ainult mitte Eestisse. Tee kõigepealt keeleksam. Tähendab, me lõikasime selle läbi, nii et meie arstid, nad lähevad mujale, ei ole midagi parata, Soomes on arstipalk 2 korda suurem, Saksamaal 3-4 korda suurem kui siin. Ei saa kätte ette panna, loomulikult inimene läheb sinna, kus on palk suurem, on see tema söö. Aga seal, kus on tema palk veel vähem kui meil, meie juurde ta ei saa tulla. Siis on see õudum, et mingi osa patsientidest peaks ju ka keeleeksami tegema. No vot seda küll, jah. Seda öelda, vot pidid sa nüüd selle välja ütlema. Ei no, fantaasia tead. Pidid sa teid, muidugi neid mul on, tähendab, sama fantaasiaga seotult veel väga häid ideid, mida ma ei tea, kas ma julgen öelda või ei julge. Näiteks Tervisekassa võiks trahvida inimesi, kes võtavad arsti poolt välja kirjutatud ravimeid mitte nii, nagu tohter käskis. Tohter käskis võtta 2 tableti päevas, aga tema võtab pihuga, võtab 4, eks ole. Kõik, siis soodustust talle mitte maksta, eks ole, ja las ostab täie hinnaga. Nii et võib trahvida küll inimesi. Jaa, Mikus Meus, seda enam, et kui tohter kirjutab ja ütleb, et see on nüüd poole aasta ports ja sina sööd selle ära 3 kuuga juhtumisi. Siis sa oled rikkunud lepingut, sellepärast, et kui sa lähed retseptiga välja ostma ravimit, kui ravim pandi Eesti registrisse, kinnitati ära selle infoleht, eks ole, kui sa ostad retsepti Haigekassa või Tervisekassa soodustusega, see on lepinguline suhe, sul on Tervisekassaga lepinguline suhe ja kui sa ei lugenud infolehti läbi ja tarvitad ravimit valesti, sa rikud lepingut. Kõik kahjud, mis on tekitatud lepingu rikkumisel, iga jurist ütleb teile, peab maksma lepingu rikkumises süüdi olev pool. Nii et kui sa võtad rohtu valesti ja sul tekivad tüsistused ja jalg kukub otsast ära, siis kõik edaspidine ravi peab toimuma sinu tasku peal juriidiliselt. Et hea juristi käes on käki tegu ära korraldada. Mikus Meus, aga kui ravimil on kõrvaltoimed, no ei ma saan aru, see on see kilomeetrine leht, näiteks aspiriinil ütleb see, et sa võid selle võtmisse surra. Ja ongi kirjas, et sa võidki ära surra ja sellepärast, et ravimifirmad palkavad ju kõige kallimad juristid. Nii et ja nemad on kõige selle eest kaitstud. Nii öeldakse, et teid on hoiatatud. Aga tohter, kes ütleb, et tead, võta aspiriini, tema ju vaikib maha, et sa võid sellesse surra. Sellega on kõik korras, sellepärast, et enamasti arstid ütlevad ka, et aga olete vaatlik, eks ole, et on kõrvaltoimed või ütleb tohter, et loe seda samast infolehte, aga kui sa lähed apteeki, siis apteeker ütleb sulle täiesti standardsed sõnad, et 2 korda päevas peale sööki ja lugege läbi infoleht. Apteeker ütleb seda, see on standardne mantra ja lugege infoleht läbi. Kõik apteeker ütles seda ja sellega on nad vabastatud vastutusest, nii arst kui apteeker. Seda viimast ei ole apteeker mulle kordagi öelnud, aga ega ei välista, samas müts maha, ta tõepoolest kurat teab, kui palju ühte või teist asja võet. No tõsi, ma olen katsetanud ainult ühe rohuga, võib-olla seal mõned olid veel. Ükskord näiteks enne operatsiooni ma pidin läbi sööma kogu buketi, et äkki mõni neist aitab. Ajas oksele, aga ära sõin. Jah. Kõik korraga ja pihuga, eks ole, siis äkki isegi saab vaevast lahti.
no mine sa tea ja jalaka teeb zapp ja ongi seisund stabiliseerunud ja kehatemperatuur võrdsustunud enam-vähem, et keskkonnatemperatuuriga. Ja tervisekassa ohkab kergendusega. Seda kindlasti. Aga kui me nüüd hakkame otsi kokku võtma, no mitte siit rolli keerama. Me oleme ikka huvitatud sellest, et meil oleks võimalikult rohkem raadiokuulajaid ja klippide vaateid ikka pikkadeks aastateks ja tunneksid ennast hästi. Jah, aga see küsimus veel. Praegu käib massimeedias, Delfis, mujal rahvusringhäälingus see ka, kes kellega koalitsiooni teeb ja ikka veel mu meelest see on suhteliselt refleksist, et Keskerakonnaga me ei räägi ka mitte, aga kui häda käes, siis kas me EKRE endaga, kahjuks EKRE ei saanud Tallinnas sisse. Vaata, kus on õnnetus, muidu oleks võid neid sõimata seal volikogus 4 aastat järgi mööda. Kedas nüüd sõimata, ainult Keskerakond ongi, jah. Hea raadiokuule, ära palun muretse selle pärast, kellega tehakse koalitsioon. Sellepärast, et koalitsiooni võivad teha kapitalistid ja sotsialistid, proletariaat ja kommunistid, parempoolsed ja vasakpoolsed, absoluutselt asjad, mis ei peaks kokku sobiva mitte kuidagi moodi, aga nad sobivad kokku ja nad teevad selle koalitsiooni. Vastandite ühtsus, nii nagu praegune ja siiamaani ei ole veel ametist lahti saanud, kuni tulemust ei ole kinnitatud. Tallinna linnapea on ju sotsialist, aga miljonäri poeg. Aga see on võimalik, miks ette? No ta saab seda endale lubada. Kuule, aga Marx ja Engels polnud ka mitte vaesed inimesed. Seda kindlasti ja eks neid oli teisigi seal, kui sa oled ka lihtne siukene töömees, kes kurat sind kuulab. Samas, kui sa sõidad ette uhke autoga, teener teeb auto ukse lahti, astud Raekoja poole, teine teener tormab mööda, teeb ukse lahti. Loomulikult sind võetakse väga tõsiselt, kas või juba sellepärast, et pukis olev linnapea näeb sinus oma järgmist sponsorit ja nõus selle eest vastu andma, ma ei tea. Kõike seda, mis talle ei kuulu, sooja ametikoha, hea palga. Ja kõik su pojad saavad abilinnapeadeks ja tuleb mitmepäine linn, mis on linna uhkus ja nii edasi. Ja ükskõik, kelles koalitsioon kokku pannakse, eks ole, aga kohe öeldakse, et see ongi õige, ainuvõimalik, see on kõigile hää, kõik peaksid nüüd olema kohustuslikuks korraks õnnelikud 4 aastaks, aga paraku nad ei püsi 4 aastat, nii et läheb mingi aeg, eks ole, ja kukub see koalitsioon kokku ja järsku siis näeb kõik see rahvas, et kuningas oli ju alasti, me ei teadnudki. Tead, see kuningas on alasti, see on üks õudne jutt, sellepärast, et me puudutasime ise ka ju seda teemat, et kui keegi nüüd sellise mõttega välja tuleb, siis teda ümbritsev seltskond lintšib ta lihtsalt ära. See on see kõige masendavam. Jah, selle küll, aga kas õnneks või õnnetuseks tehakse seda kõike Eesti rahva heaks, Eesti rahva jaoks kõige sõbralikuma määratusega. Aga ütle mulle, seda tüüpi küsimusi kunagi esitasin ka Peeter Kreitsbergile. Mitte, et ma nüüd teid seostan kuidagi pidi nii või naa, aga mitu protsenti maksurahast läheb õigesse kohta? Selleks, et öelda, milline protsent läheb õigesse kohta, ma paluks ilma häbenemata kogu rahva ees nimetada, mis asi on õige koht. Ja, see on muidugi ka omaette teema. Samas ma kardan, et
kui see õige koht leitakse ja kogu raha läheb õigesse kohta, siis meil varsti pole seda raha mitte pankades isegi, vaid lausa ladudeski kuhugi panna. Aga paraku jah, arstiharidus ei võimalda mul öelda teile õiget kohta, sellepärast, et see oleks puhtalt meditsiiniline terminoloogia. Jah, seda muidugi, see on üks asi ja teine asi on veel, et arstiharidus ei luba sul olla kategooriast tsimsalabim abrakadabra, eks ole. Jah, aga tegelikult kuulge, peaks ju midagi head lohutavat ka ütlema. Hea rahvas, tegelikult pole mingit vahet, millise koha nimetate teie õigeks, millise koha nimetab valitsus õigeks, millise koha nimetab ajakirjandus õigeks. Vahet ei ole, kas see raha liigub punktist A punkti B või C või D, peaasi, et ta liigub, sellepärast, et tähtis on liikumine, tähtis on protsess, nii kaua, kuni inimene liigub poest kõrtsi, kõrtsist koju, laste aeda, näitusele, teatrisse, balletti vaatama, ükskõik, peaasi, et ta liigub ja nii kaua, kui liigub, nii kaua ta elab. Pure si muove, eks ole. Aga ole tänatud, herr doktor Viktor Vassiljev, ma usun, et teatud doosi midagi tervislikku ja võib-olla ka mõne uudisteadmise vaatajad-kuulajad said. Olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadio tegevust. Koos me läheme veel edasi. Ja kirjutage kindlasti, sest isegi kui me kirju siin, näiteks minu näol või kellegi teise näol ette ei loe, me võtame sealt mõtteid, me võtame sealt selle tuuma, vähemalt selle, mis meie meelest on tuum. Kus meil mujalt võttega, ise ei jõua kõike välja mõelda. Jah, nii et olge tänatud toetajad ja meie püha sõda läheb ikka edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.